Tere õhtust, armas vaataja! Mina olen Eva Esse. Jah, just seesama Esse, kes nii mõnegi teist möödunud kevadelt täiesti välja suutis vihastada. Aga õnneks on vihast armastuseni ainult väga väike samm. Ole vait, ära kaaguta! Bipolaarne blondiin! Liberast! Jah, täna me räägime vihaseks köetud ühiskonnast. Kui tsiteerida presidendi garderoobi, siis sõna on vaba. Ja no kellele ei meeldiks sõnavabadus. Aga äkki on sõna siiski liiga vaba. Võib öelda, et iga sõna on nagu omamoodi kunstiteos. Nagu verbaalne pintslitõmme. Aga just nii, nagu inimkonnal on Mona Lisa, on maailmal ka plangule kritseldatud peenised. Inimesed on alati halvasti öelnud. Aga aastatuhandeid tehti seda kõike vaikselt ja nii perekeskis. Ja see on olnud ka omamoodi mõistetav. Veidi lärmakamalt võis kunagi robustseid arvamusi kuulda vaid hullumeelsete või usinate napsisõprade nokkadest. Kao telekast ära, muidu ma tapan su maha, tead. Kui ta ütleb oma lapsele niimoodi. Kui ta ütleb oma lapsele niimoodi, jah? Tänapäeval ei ole kohtlane jaur aga enam sugugi ainult nokastunud pudelifilosoofide privileeg. Kusjuures eeskuju annavad meie auväärt riigimehed, lugupeetud rahvasaadikud. Viimastel aastatel peksab pahatihti segast pigem konservatiivne hääl. Ka seda, et Kumaraadios sa ütlesid, et Grünthal peksab segast. Ma isegi olen sellega nõus, Jürgen. Las ma peksan segast, aga mida sina peksad seal kraanikausi juures? Aitäh! Kuid suu peale ei ole kukkunud ka liberaalsemate parteide sõnasepad. Sinna kampa kuuluvad Riigikogu kõige rumalamad liikmed. See on Kalle Grünthal, Peeter Ernits, Gert Kingo ja siis Mart Helme nende juhina. Just nagu boksiringis ei pea vastust üldjuhul kaua ootama. Kindad tõmbas kätte sõnaseadmise raskekallane Gert Kingo, kes lajatas Valdole reformierakondlasest endine kommunist vanamehe näis Randpere ja lõpetas oma solvumisest tärganud solvamist täis postituse noortepäraselt ja hashtagiga nähvitsa erakond. No, võib-olla oli võrdlus boksiga siiski kohatu, sest spordis on vähemalt austus säilinud. Tegelikult ei ole vihase kõne eest meist mitte keegi kaitstud. Oma regulaarsed sopalaadungid saavad kätte isegi meie rahvuslikud aarded. Näiteks, kust tuli kellelgi üldse mõte solvata Anne Veskit? Jube plekine lõikav hääl, tädi. Äkki on kellelgi kurjal inimesel lihtsalt keeruline tunnustada tiivat, kes ka venelastele meeldib. Aga no ma ei oleks uskunud, et mina näen päeva, mil keegi võiks öelda halvasti Ivo Linnale. Nagu meie IF-ile. Nii kõrini on sellest linnast. Ei julge ei raadiot ega telekat enam lahti teha. Igalt poolt tuleb ainult linna. Vanamehel on katus ära sõitnud juba. Kogu aeg midagi reklaamib, arvab, mängib, laulab, esineb, eksponeerib, jutustab, meenutab ja nii edasi. Noh, meil on ikkagi 1,3 miljonit inimest, aga seda ühte ainult promotakse. Kas tahetakse enne surma veel presidendiks sättida või milleks teda nii palju peab leierdama? Või et nagu, olgem ausad, kellele ei meeldiks Kihnu Virve? Kahju vana inimesest. Nagu külanarr. No nagu näha, siis eestlased on avalikult kurjad. Aga millal ja kuidas see üldse juhtus? Kas selle eest võime tõesti tänada ainuüksi meie eeskuju näitavaid poliitikuid? Või äkki on süüdi hoopis internet? Sest on ju kommentaariumid ja sotsiaalmeedia teada tuntud kõntsamagnetid, kus ka kõige küündimatum arvamus jõuab momentaalselt tuhandeteni. Tõenäoliselt on tegu kaootilise kombinatsiooniga kõigest eelmainitust. Kas lahendus on vihakõne keelustada? Või kaebamegi teineteist solvangute eest lihtsalt kohtusse? Samas nõustume ilmselt kõik, et sõna peaks ju olema vaba ja ka jääma vabaks.